tere kuulama Liina Saagro podcasti Põllumehe taskutark. Stuudios on nagu ikka mina, Andrus Lund ja minu vastas Andres Kirsipuu. Tervist! Tere! Nii, millest me täna jälle räägime? Jälle põllumajanduse. Jälle põllumajanduse, võtame jälle need samad teemad, nagu me iga kord oleme rääkinud. Räägime läbi omal taliviljad, talirapsid, suviviljad ja räägime ka veel maisist võib-olla mõne sõnaga siloteost, vaatame ilma ja vaatame börsi. Jep. Nii, taliraps on vist praegu hetkel kõige siuke lihtsam kultuur meil, et kõik on tööd peaks olema tehtud. Kes veel ei ole midagi veel valgevenariku teinud, see peaks tagu tegema. Sul, Andres, kõik valmis? Täna lõpetab. Külma aga liiga ei teinud või? No veel on vara öelda, ma ei tea. Äkki tegi või mis sa arvad? Ma ei tea, aga austes tundub, et kui siin olen näinud rapse, mis said siin igasugu kasvuregulaatorid väga tugevalt peale, siis ma arvan, et see külm sellele viimasele äkki ei tee nagu midagi. Kõige suurem hirm on see, et seda õitsemist võib-olla kahjustab või kas seal kõikidest õitest moodustavad need kõdrad, et äkki... Jah, võib-olla, aga ma arvan, et sealt ütleme väga suurt äkki, et ta on praegu taim on nii kõva elujõus ja niiskust on tulnud piisavalt. Ma ütlen, meil muidugi vähe, et Lõuna-Eesti mehed teevad jälle kadedaks, kes on saanud siin 100 milli vihma. Meil on siuke nõrk võib-olla 50 äkki on või? Rohkem. Oli rohkem sulle? Maikuu sademed oli 80. Kus sa nii palju said jälle? Sul on jälle rohkem kui mul, vaata. Ilma neid. Ma ütlen, mina sain mingi 50 kokku, et see täpselt nii ongi, kus need pilved nagu käivad. Aga see ongi, et tõmbame veel, kellel ei ole, tõmmaku... Propulse, Victor ja ikkagi, mis nooremi mina paeks täisnormiga. Mina endal tegin ikkagi Victor Active'i liitriga. Mina olin natuke koondrim. 0,8. Ei, ma mõtlesin, et potentsiaali nagu on, et Nii potentsiaali ennega siin midagi tagasi hoida pole mõtet, et... Jah, ja mõtlen, ma ka siin algul oli korra mõte, et äkki veel mingit leheväetist, aga õitsemise ajal ikka ei soovita, vaata. Et korra tekib siuke õudne tahtmine panna, et äkki saaks veel juurde, aga parem võib selle kogu hea nagu ära rikkuda, et parem ikkagi valgema nagu tõri üksi ja kuidas sul sitikatega? On midagi oled veel näinud või ole? Ei ole, ma ei pannud midagi sisse ka ja mõtlen, need pritsimise ilmad olid nagu nii, nagu olid, et öösel oli 0 ja 10-5 sai pritsida, ega siin midagi lõbust ei olnud. Ei, see on jah, selles mõttes, sellega on nagu meil raps on, ütleme nii, et on juba valmis nagu... Jah, rapsiga on, võib-olla vängemad mehed kindlasti panevad siin mingit lämmastikku hiljem peale siin, kui raps on roheline kõtrade faasis, aga see on siukest... See on jah, entusiastide teema, ma ei oska seda väga kommenteerida. Ma ei oska ka seda sinna ma nagu midagi juurde panna ei saa. Aga talinisu, see on palju põnevam. Talinisul on ikkagi välja löönud siis praegu juba ikkagi mõned haigused. Haigusi on päris palju isegi, ütleme, et ideaalsed tingimused haiguste arenguks. Jah, muidugi sooja väga palju muidugi ei ole, et oleks võib-olla soojem veel, siis ta võib-olla lööbiks veel rohkem. Aga on jahukastet. Jahukaste, helelaigus, TTR, pruunlaiksus. See ongi nagu huvitav, et kui me nagu sinagi tegid ära ja selle Palaia ja Flexitiga, siis tegelikult peaks olema see kaitse ikkagi olema piisav. Aga järelikult see ikkagi tingimused on nii soodsad või on ikkagi ka sordi vahe? Sordi vahe tuleb kindlasti välja, et ma ütlen, minul on Ramiro maas varane talinisu, seal on jahukaste väga tugevalt sees, et nüüd peabki mõtlema, et ja Ramirol on T2 aeg on käes. Teistel niisudel tuleb vaikselt siis järgi, Ramiro, Fredis, Edwins, ma arvan nende... Mul on enda Fredis ei ole natuke veel aega, aga ütleme tõesti, Fredis ja mina isegi jahukastet ei ole näinud, ma tegin ka selle Palaia ja Flexiti, ma tegin võib-olla natuke rohkem kui see 0,5 ja 0,25. Mulle sobis pritsi palju paremini, äkki tuli mingi 0,6 ja vastavalt sellele ka Flexiti. Et siis sobis nagu paremini, et ma ütlen, mina hetkel ei ole küll näinud selle haigust, et selles mõttes võib-olla on see sort nagu parem kui Ramiro näiteks. Sel aastal, ja see ongi iga aasta nagu erinev, et ega ja hilised sordid ei ole veel sinna maale jõudnud, nendega on aega. Hilised sortidel on aega veel, ütleme siuke, et ütlen, kellel veel nisus on tuulekääretõrje vaja teha, aksiaaliga ära teha, see kindlasti ja kokku väga, võib panna neid fungitsiidiga, aga ütleme üldiselt väga hea ei ole. Ei, pigem ikkagi mina soovitan alati ikkagi aktsiale eraldi panna, et siis on nagu kindel, et on see toime olemas ja ta midagi ei kahjusta. Et ma ütlen, mitte mingil juhul tuleb panna mingi kasvuregulaatorid kokku, et selles mõttes see on siuke See on väga riski. Jah, siis juba jätta midagi nagu ära, et mitte seda head potentsiaali nagu ära rikkuda. Aga ütleme, T2 fungitsiididest on meil Askra, Revitrex, Periaxor Powerbacki, Palaiat võib panna sinna koos Flexitiga ja näiteks ütleme Conclude plus Protendo
jah, ma arvan, et see praeguse jahukaste puhul on äkki see Conclude Protendo isegi võib-olla väga, väga hea variant. Et just võib-olla mõeldagi, et kellel on nagu näha seda jahukastet, et mõeldagi selle Protendo peale, et kas siis äkki kuidagi pannagi see Conclude pluss Protendo või siis ütleme see Preaxor pluss Curbatur, kus on ka Curbatur on protikonasool. jah, see ongi, et on see Protendo, meil on puhas protikonasool, mida nagu meie pakume, et ongi selles mõttes on nagu, see on see uus toode sai registris alles ju meil maikuus. Nii et selles mõttes see on niisugune värske asi, mis on, ma arvan, on väga hea see jahukaste puhul. Protikonasooli mõju on väga hea, et siin tulebki, ma arvan, iga põllumees vaatab oma põlde. Hilised sordid, kus jahukastet ei ole, ma ei näe põhjust, miks peaks panema sinna midagi. Et seal annab kindlasti ka see Revitrex kindlasti hea mõju. Jah. Et eks see Revitrexi kogemus hetkel veel puutub. Katseandmedega me tegelikult ju keegi teda vist ju põllumeest... Mina eelmine aasta kasutas. Oli või? Ja kas mõju oli võrres muude asjadega? No mina tegin segu. Pool liitrit Revitrexi ja pool liitrit Askraad. Okei. Aga jah, see aasta ma teen puhtalt. Okei. Kommentaar sellele segule. Okei. Ühesõnaga, et ei olnud nagu puhas on parem, vaata. Ütleme jah, päris nii miksida pole mõtet. Okei, selge. Nii. Ja see ongi, ega meil nisu poole pealt muidugi hiliste nisudele äkki võib ka veel mingid leheväetsi tegelikult ju veel ju mõelda. Jah, siin ütleme, mis on, ütleme see MCZ. Natuke seal on mangaan, tsink-vask sees. Näpu otsaga võib-olla seda panna, mitte suuri norme. Ja ma ütlen, mis ma nagu... Poori panna. Poori ja ma ütlen, mis ma nagu endal proovisin, mis meie valikust on see Pratan 18 pluss mikrot. See, ütleme ausalt, mul üks oli siuke vähe lahjem põld. Ja ütleme, see Pratan tõmbas ta nagu austus väga ilus. On panin ta 4 kiloga. Ja ütleme nii, et ta on küll tahkeväetis, aga väga hästi nagu lahustub, et tõesti, ma ütlen, et hetkel julgen soovitada. Algul oli omal ka kahtlus, et kuidas ta nagu ikka lahustub, aga ei. Väga hea tulemus oli ja ma ütlen, et omastega ma teen suht külma veega, et nii palju kui see ühe pritsi teega seal ta soeneb. Aga väga hästi toimis. Ja ei, ma ütlen, see Pratan on ka, see on ju viimase, ütleme, sükse lihvi andmine ja toitmine. Ja kindlasti kui ütleme poori võiks natuke panna, aga poori vähe kindlasti 0,1-0,15 maks. Jah, selle ei ole mõtet nagu rohkem sinna televõidele küll panna. Nii, ja niisugutega on siis ongi, jääme ootama hilistega T2 tõrjet. Varastel on juba praktiliselt käes. Nii, Talioder on meil tegelikult on juba hakkab looma, on võib-olla siin Põhja-Eesti veel on, kus ei ole, ütleme veel loonud, aga Lõunas on kindlasti pea väljas. Ka meil siin lääne pool on tegelikult juba otsad. Meil on ohted välja, seal pea väljas ei ole. Et ohted, ma ütlen, siin on viimase 3-4 päevaga on väga tugevalt välja lükanud, et selles mõttes on nagu odraga tegelikult ju kõik. Siin ei ole nagu enam, kui teha palju haigustõrjet, mitte mingil juhul enam terpalit. See on nagu, selle võiks nagu välistada, et see ei lõpe hästi, vaata. See ei lõpe tõesti hästi. Ja Odral, kes tahab, ütleme veel peakaitseks, et kui siin pead välja tulevad, et siis viimane, kellel on jäänud veel viimane fungitsid, näiteks Preaxor on väga hea Odrale. Jah, peaks. Või siis ütleme Revitrex, et just kaitsta nagu seda pead ka, et Odral on vaata see, et Odral ju annavad ohted ja kõik annavad seda. See ongi teha, ütleme see viimane T2 tõrje suht hilja, vaata, siis on nagu see annab nagu selle peakaitset, ma nagu eraldi pärast seda peakaitset võib-olla, see on jälle siuke... Jah, see on siuke... 10 euri jälle juurde panna, vaata. See on, kes kuidas matat teeb, vaata. Jah, vaata, lõpus, algul kui pritsid võiks nagu mõelda, lõpuks sinna joone alla tuleb, vaata. Et kui sa nagu algul üldse ei loe, vaata, Excelit nagu ei ole, vaata, siis on nagu väga raske nagu lõpuks nagu teha, et sa avastadki, et ei jäägi nagu joone alla midagi, et tundub nagu, et jube hea on nagu teha, et praegu on nagu saaki on, viljahind on, et panen kõike. Aga natuke peaks nagu ka selle mata poole nagu läbi käima, et vaatame, mis siin ikka läheb. Ei vaatad põllu ääres, vaatad ilus põld ja paneks ikka ühte, paneks ikka teiste, paneks kolmandat ka veel juurde sinna. Jah, ei tea, ma ei oska sellist mõtlen, ma nagu ikka rahalist, et ikkagi pigem rahalist poolt mõelda, et ega see on, et ega kõik võib panna, aga kas ta lõpuks tagasi ka toob, et kui on potentsiaaliga igat asja ei maksa ka sinna lõpuks enam panna. Spordi tegemiseks on muid võimalusi. Jah, raha kulutamiseks on muud võimalused ka, paremad võimalused. Nii, taliviljad, okei. Ma arvan rukkist, mis me rukkis on ka loonud, et Rukkil ei ole midagi teha, mis on tehtud ja see on selline leplik kultuur, et seal ei ole nagu ütleme... Sinna pole mõtet kulutada, rukkind on ka siuke... Ja tritika muidugi, kellel alles jäi, kes muidugi ümber külvas, see peab täpselt oma põllule vaatama, mis seal hetkel nagu alles on, et ma tean, kes on mehi, kes on siin külvanud sisse ja kes on siin ümber ajanud, tritiku iga mees vaatab üle. Mis tal seal on, mis ta sinna juurde pani ja vastavalt sellele nagu toimetama ja palju sinna nagu panustada. Nii, suviviljad. Ilust. Odrad, nisud. Odrad, nisud. Nii, praegu hetkel kõige õigem aeg umbrodõrjeks.
Võib-olla ütleme siin praegust, täna on 1. juuni ja alles olid need öökülmad ja suured vihmad. Võib-olla natukene oodata, et taim natuke taastuks ja siis minna umbrutõrjega peale. Et praegust kohati olen ma näinud ikkagi odrad on kollakaks tõmmanud need öökülmadega ja ega siin ikkagi mõne poole vist ikkagi oli siin paar päeva oli nüüd ikkagi maapinnal kindlasti miinust. Selles suhtes küll võib-olla et lasta natuke nagu toibub, et praegu ilma siin näitab, vihma ei näita, et saab nagu toimetada. Et teha oma talinisud veel lõpud ära, mis on vaja teha, et lapsid talinisud lõpetada ja siis on nagu aega odra peale minna. Jah, et fookus hoiaks taliviljade peal ja siis ütleme suviviljade. Jah, et ega ma ütlen suviviljana selles mõttes, et hetkel tõesti see aasta on suht ikkagi ütleme arengus, me oleme ikka natuke tagavõrreld eelmise aastaga. Et selles mõttes on nagu suvivilja umbrutõrje ka aega. Nii, mida head me siin soovitame ka umbrutõrjeks? Odrale, nisule Starane pluss nuanss on siuke, ütleme, hea lahendus. Kliiv pluss nuanss või Ergon. Jah, aga Lancelot ja mõttes, ega ka vana MCPA millega juurde veel panna. Kui kindlasti, kui kellegil oli eelvilid, seelraps, üks suvi või tali, siis ma ikkagi soovitaks ikkagi natukene MCPA tulka panna. Et see on alati siuke kindlustus, et kui see varis on, et muidu seda seelrapsi varist kätte ei saa. Et see pool liitrit vähemalt MCPA tulka, siis on see rapsi varis sealt kadunud. Ja suviviljadel, mis on veel võrsumise soodustamine, et kui siin nüüd ütlen paar päeva oodata, väiked 7C normulka, võib-olla natuke modust starti. Siis juba peab olema see kasuvaas natuke edasi, et ega ma ütleks, et ma hetkel veel siukest otra pole näinud, kuhu võiks nagu hakata kasuregulaatorit panema, et on suht ikkagi väiksed. Ei, ütleme, nad ongi võrsumise alguses, et natuke peab ootama veel, et ta saaks sellest stressist välja. Kui võib-olla päris Lõuna-Eesti, kus on võib-olla on see päris Lõuna-Eesti ka eespool, kes suutsid enne vihmasi maha külvata, seal võib ees olla, aga ütleme Kesk-Eesti, Lääne-Viru ja see põhja pool, siin on veel aega. Siin nagu ütleme kiiret ei ole. Ja fungitsiideks on vara veel, sellest ma arvan, räägime järgmine kord, et jah, sinna ei ole mõtet hetkel veel süvenetud. Pole midagi mõtet sinna lisada. Et sinna saame näha, mis need ilmad edasi teevad ja mismoodi taim nagu areneb. Oli, mis ma tahtsin puuduta veel, oli ikkagi ka kaera umbrutõrje võtta. Mis me nagu kaerale soovitaks, et ongi kaeral on asju, mida nagu ei sobiks panna. Et see ongi, et mida me sinna kaerale nagu paneme. Kaerale võikski panna, ütleme, Starane on siuke preparaat, mis sobiks kaerale. Vana hea MCPA, kui umbrohtumist väga palju ei ole, siuksed tülikaid umbrohte, mida MCPA ei võta, siis oleks nagu see MCPA kõige lihtsam ja odavam variant. Ja Ergon. Ergon ja siis ongi nendega. Kaeral väga, ütleme, kulutada nagu nii. Jah, ei ole nagu, ta kasvab ise vaata. Tal ei pea väga palju nagu panustama, et ta tuleb ise sealt ülesse. Nii, kaunviljad. Ubaennes maas, ubaennes üleval. Ma ütlen, olen näinud põlde, kes on tõesti Phoenix on väga hästi toiminud. Algul ma oli ka hirmul mõnede põlde, kes ma siin vaatasin, et ei toimi, aga ikkagi toimetab. On suhteliselt niiskust on, eks see külm natuke võib-olla pärssis, aga tegelikult on see kaitse ikkagi olemas, et ei ole, ütleme nii, et kes õigel ajal ikkagi ära tegid niiske maa, aga tegelikult on toiminud. See aasta oli jah, niiskuse puudust ei ole. Ainult olid need öökülmad olid need, mis võib-olla kelle võib-olla see tegemine päris öökülma aega, siis võib olla, aga hetkel on meil võimalik, nüüd on juba ubaennes hea, saab parandada, uus hea preparaat Quorum plus Dash, nii et selles mõttes on võimalik teda parandada ja hetkel ongi, ütleme, oaga on nagu väga õige aeg. Ja kui juba Quorum Dash juba teha, siis võiks ka mingi väikse leheväetsepoisi hulka visata ju. Sinna võikski panna, ütleme, boori kindlasti juurde, kes tahab lihtsalt läbi, kes natuke rohkem tahab panna või on meil Actiflow kombo ja mis siis veel. Targa võiks ka, ütleme, juurde panna sinna Quorumile, kui on näha, et tuulekaer on palju. Et Quorumil on mingi mõju on kõrelistele ka, aga ütleme, tuulekaer või mingisugune varis, mis on sees on, ega võib-olla, ma ütlen, kellel on võib-olla mingi taliodra või mille iganes, mingisuguse odra järele, et ega sealt mida ikka üles tuleb. Et kui on näha kõrelist, korra kulka panevad, Quorum kannatab nagu panna, et saab ühe korraga ära teha, et ei peaks rohkem seal nagu peal käima. Ja muidugi ka kahjurid, neid tasuks üle vaadata, toa peal on näha juba Kersakaid, nii et neid peaks nagu ikkagi üritama ära tappa, et ega see, kui taim on väikest, ta ikkagi kahju teeb. Seal peab jälgima, palju neid on, et ega kui uba saab ka kasvu sisse, et siis lihtsalt vaadata. Aga jälle võtame selle aastat, oleme loodusega taga, uba on veel ikkagi väga väike. Uba on väga väike, jah. Millal uba valmis saab? Oktoobris? Ei, oleneb sordist.
et selles mõttes ikka loodaks ikkagi, et noh, et eks see suvi ikkagi tõmbab, äkki läheb ikka saamaks ja tõmbab nagu järgi, et aga noh, praegu on küll seis see, et ega hooajalgi ma kohe nagu ikkagi talivilja võib-olla ei plaaniks veel. Ma küll plaanin nisu jõuab küll järgi panna, et ega siin nisuga ei ole nii hull. Aga ega siin peab vaatama, ütleme hooajal, kui siin fungitsid ka veel teha. Noh, ütleme, olen näinud ka juba šokolaadi läiksust peale, selles mõttes tegelikult peab vaadata, iga mees vaadaku põldu, mis seal põllu peal nagu hetkel paistab. Et kui nagu ikka hakkab paistma, siis tuleb hakata selle peale mõtlema, et mida nagu sinna panna, midagi soetada, et see oleks nagu lihtsalt olemas, vaata. Et ei pea hakkama siis kohe tormama, kui seda võtta. Jah. Ja ega siin ütleme, mis vaikselt võib juba plaane sügise peale teha. Lihtsalt peab vaikselt seda mõtlema, et praegust vähemalt tundub, et sügis lükkub või ütleme, see koristushooaeg lükkub natuke edasi. No kindlasti jah, ma arvan, see aasta me Taliautora 20 juuli vist ei korista. Noh, et hetke seisu järgi. Muidugi mõtlen, kui tuleb siuke põud nagu eelmine aasta 25 ja 30 kraadi, mine tea. Aga siis valmib, kui tulebki juuli algust näiteks kuum, siis valmib ruttu, aga hetke kuue prognoos näitab ikka, et meil väga sooja ei tule ja väga kiiret valmimist ei tule. Et see tähendabki, et ega hakkame, kui võtame sügiskülvid, võtame talirapsi sordid, siis ma ikkagi hakkaks valima selle järgi, mis kannatavad hiljem külvata. Kellel ei ole, ütleme, rohumaid. Kellel on, ütleme, rohumad, nendel on nagu saavadki selle konveier ilusti paika panna. Aga kellel on, ütleme, ainult vilja järgi, siis need peavad väga vaatama, ütleme, juba, et ei oleks, ütleme, väga siukseid varase külvi sorte rapsile. Et jah, kas võtta kohe hilisem sort või oodata natuke seemne tellimisega, et ei ole mõtet külvata sorte, kui me teame, mis on aeglase arenguga, siis on, neid ei ole mõtet nagu hakata külvama seal 25 august. Sealt ei tule nagu saaki. Et pigem juba sordi valikuga on võimalik seda teha, et hetkel on turul sorte, mida võib külvata 15 kuni 20 võib veel külvata, kui mõtlen ja loodame, et sügis on soem. Aga mitte mingil juhul neid sorte, mis on nagu aeglase algarenguga, et iga mees lugegu läbi sordi tutvustus. Et mõtlen, näiteks meie portfellis on see, et meie võime pakkuda näiteks hilisemaks külviks on meil Dominaator. Uus rapolisort. Uus rapolisort ja varasemaks, kes ta on kuga. Et see ongi, et aga kugalt ei maksa mingil juhul külvata 15-20 paiku. Sa võid, aga see on siuke jällegi riski business, et... Nojah, aga vaata, ei ole mõtet nagu riskida, kui sul on võimalus nagu teha valikuid. Jah, teha, ütleme, õiged valikud. Jah, kuga on, ütleme, varase külvi jaoks Dominaator siuke kesk, ütleme, augusti keskpaik kuni hiline. Ja mõttes, ja muidugi, kui külv ikkagi hilineb, siis ikkagi, mina olen siuke, natukene võib-olla seeli fänn, et vaata, kui sul ei jõua kui sul on vaja koristada, külvata ja kõike korraga teha, siis on see, et ja kui teed ka minimeeritud harimist, siis on nagu ikkagi seel on nagu, ütleme, sort omal kohal. Ja see sordivalik on ka Eestis juba piisavalt suur. Meie pakkumises on ju veel selgub, mis see täpne sort on, aga meil on olemas. Meil on kindlasti olemas ja mõttes, see ongi, kõik on nagu suhteliselt heaks läinud, et nii õlisuse kui saagi poolest, et ei ole kurte ja sul on umbrodõrjega nagu ütleme, on probleemi lahendatud, kuna salsat, muidugi täna ma mingit kõlakat sa oled kuulnud, et salsa lubab ei tulema või? Minu kõrva pole midagi olnud. Aga see ma ütlen, täna põllumehed rääkis, et äkki tuleb salsa, saad mingi loa, ma ütlesin, mina nagu küll kuulnud ei ole. Et see ongi, see on huvitav, ei mõtle, see tänane värske info mulle, nagu oli see põllult inimestega rääkides, et kuskilt on kuuldud, et äkki saab salsa mingi loa. Ma ütlen, mina ei tea, see on sama nagu kevadel muidugi Proteost tuli, aga Proteost müüa ei olnud. Et selles mõttes võib ka olla, et salsa luba võib tulla, aga salsat ju ei ole. Et selles mõttes on see tseel ka nagu siuke, et ristööle saab alati sealt seest kätte. Selles mõttes see on siuke tänuväärne sort. Jah, ja ütleme vaikselt väetise peale mõelda, väetise hinnad on ka siuksed tõusevad, langevad, püsivad. Tõusevad. Nad on tõusnud siin vist aasta algusest siuke 6-70 ja rohkem eurot ja kus on tipp ja see on nagu kõige hullem, hetkel on väetise defitsiit. Et hetkel lihtsalt väetist ei ole. Ja selles mõttes võib tulla siuke põnev aasta, et algul mõtlesid, et hind on nagu kallis. Nüüd tundub, et see praegune hind läheb juba heaks ja võib-olla varsti kas üldse midagi võtta on. Ja, huvitav aeg, huvitav aasta on see aasta, et päris palju asju defitsiidid. Jah, et selles mõttes on nagu, et see väetise poole pealt ka, et iga mees nagu mõelgu läbi, et mis teha ja varakult nagu valmis mõelda, et kui sa ikkagi talirapsi külvad, siis sa pead ikkagi, ju mõtlen, panema ikkagi minimaalselt ikkagi midagi sinna alla, nii NPK-d kui ka vähemalt 60 N-i, et selles mõttes tasub nagu ette mõelda, et ega kui kellegi tõenäoliselt laos midagi ei ole, siis tuleb ikkagi midagi soetada.
jah, pigem varem tegutsema hakata kui hiljem. Jah, et ega praegu võib tõesti olla see, et sügisel ja lihtsalt ei ole pakkuda. Jah, lihtsalt ei ole kellelegi pakkuda. Et selles mõttes on nagu, see turg on nagu keeruline. Hetkelgi meie ootame väetsi pakkumisi, midagi on meil juba olemas, aga ütleme nii, et on väga kasinalt, võib öelda. Ja eks me näeme, mismoodi väetsi turg lähimad 6 aega edasi teeb, ega. Et see sõltub ka viljaturust, et vili on meil nagu ikka tipus veel. Ei, ta ikka natuke tuli alla, et alla pole 200 on. Jah, aga alla tuleb siis, kui ta on 150 peal. Sa oled jälle see pessimist. Ma ei ole pessimist. Et selles mõttes mõtled, ega see viljaid mõjutab kindlasti seda väetseturgu, et ega see on nii nagu aasta, mis ta oli 2012 või, kui see vili ka kõrgele käis ja siis oli ka väetes üleval. Et see on täpselt sama, et kordub, et. Aga vilja poole pealt, mis meil on? Täna börs on roheline. Vili tõuseb. Põhjust ei ole jälle. Põhjus, kurat seda põhjust teab. Ma pole nüüd väga neid uudiseid jõudnud lugeda. Aga ja raps samamoodi täna rohelises. Eil olid mõlemad miinuses, punases, et ega nad kõiguvadki siuke suht palju päevas, et. Ja mõtled lihtsalt see, mis taseme peal ta nagu pidama jääb ja kus maal ta mõtled, mis ta nagu korissoojaks teeb, et ega praegu on meil vara ju ennustada ja hetkel ju keegi isegi kuskil Lõuna-Euroopa midagi nagu ei toimeta, et juunis Lõuna-Euroopa hakkab just koristama siin ju juuni lõpus, siis hakkab sealt mingid uudiseid tulema, mis see tegelik saak on. Tegelikult saagi prognoosid vist on okei juba nüüd see ja ka Ameerika pool ju vihma tuli. Ameerika on siuke lünklik, et kohati tuli vihma, kohati tulnud. Et ja mis on, ütleme, see Lõuna-Ameerika, Brasiilia, Argentiina, et seal on ka põud. Et eks seal näha, kuidas see joonistub, aga ma arvan, see hinnatase, see ega ta alla selle 180, alla 180, ma arvan, ta enam ei tohiks kukkuda. Aga siin võime veel oma sõnu süüa. Siis on väga hea aasta, põllumajandusaasta. Selles mõttes tootab mõtlen ja muidugi, kui saak ka käes on, ega. Mina ütlen alati, saak on käes siis, kui ta on koristatud. Nii kaua, kui ta on põllu peal, me võime lugeda seda, mis meil nagu võiks olla. Ja mis võiks olla, aga nii kaua, siis kui ta on nagu salves ja vili lukus, siis võib öelda, et raha on olemas. Ja ega me ei tea, vaata, mis august tuleb. Et kui august tuleb, ütleme, samasugune nagu see maikuu oli meil, siis saab olema väga keeruline. Jah, siis nagu 100 milli sademeid nagu ei tahaks, vaata. Siis ei tahaks, jah. Ja siis kombainid nagu 2017 olid, ja mõtlen. Loodame, et ei tule. Ja mõtlen, kui ta praegune prognoos on ikkagi suhteliselt hiline koristus. Tõotab tulla. Kui juba nüüd hilisem ja kui see läheb veel märjaks ka. Ei mis me siin eietame? Ei, see on põnev aasta tuleb jälle vaata selles mõttes, et aga tõesti, tegelikult tuleb mõelda ette, tuleb ikkagi, ja nagu ikka alati mõelda talivilja külvi peale, hakake mõtlema, mida panna, mõelge selle peale, et koristus hiljemaks jääb, mida külvata, mis sorte nagu rapsi panna, mida nagu nisudest mõelda. Ega ega taliraps on ikkagi meie külvi korda tulnud ja just eriti puhta viljakasutajal, et kui sa tahad talirapsi panna, see on ainuke süke eelvili, mis sa kindlasti kätte saad. Et ega see varaste nisudega on süke nippa-nappa, vaata. Et see aasta ma arvan, et võib-olla Ramiro ja Fredis võib-olla on niisugused vähesed, mis saavad nagu valmis. Selleks ajaks rohkem ma ei oska nagu öelda. Jah, siin keskvalmivate järgi küll ei julge nagu prognoosida, et jõuaks nagu rapsi külvatud. Jah, see mõtlen, võib-olla jah, kui tõesti. Kindel minek on ikkagi talioder. Ja mõtlen muidugi see, kui on otsekülvik, et näiteks tõesti koristad ja otse ja Clearfield ja otsekülvi. Et ega siin on Eestis juba tehakse seda päris mitte palju, aga ikka tehakse. Ja tegelikult on väga häid tulemusi, et kui sa paned ikkagi otse ja saad kiirelt vaada, sul ei ole vahepeal vaja. Ma ütlen, sul peab olema hea külvik, ütleme, et millega saab ja mis, ütleme, panebki selle seemne ilusti kinni seal. Kui see seeme jääb seal kuidagi pinnale või ta ei tihenda korralikult ära, et see rapsi ei lähe idanema, siis pole sellest otsekülvist suurt kasvu. Paari firma külvikud on Eestis, mis saavad otsekülvata, et need, kellel see on õnnelikud. Mina ei saa. Mina ka ei saa. See ongi, peame maad valima ja see eeldabki peame valima sorti, et õigel ajal ta maha saada. Nii, börsi poole pealt ma ei tea, mida siin lisada, et ega siin ei oska seda suunda öelda. Ma arvan, ega rapsi poole pealt ka raps kõigub meil siin 500 ümber sadamas, et uus saak. 100 euri siia sinna, see ei ole hetkel see kõikumine täitsa okei, vaata. Jah, et kui isegi 400 peal kukub, on ikkagi rohkem kui eelmine aasta. Ja ikka on hästi selles mõttes ka. Ja rapsid on ilusad ja potentsiaal enne, et siin
jah, ma ütlen, võib nagu rõõmu tunda veits. noh, eks siin ongi see ja, et jälle see ilmafaktor, millest nagu jäämisena mainiks, et ega see ongi, et see on just see faktor, mis nagu noh, hetkel on sademeid küll, nüüd on see, et ei tuleks mingisuguseid äikseid, mingeid maruseid meil nagu seda. Rahe siin augustis üle ei käiks, siis on nagu jah. Et ega see nagu eelmine aasta vist käis juunikuus see suur äike üle ja noh, ega see lõi ikkagi palju maha ja noh, eelmise aasta saaki rikkus, et selles mõttes ega me ennem ei tea, kui on nagu see koristusaeg käes. Ja mis meil veel on? Ilmaprognoos on hetkel kuiv. Suhteliselt kuiva näitab, et ega see ongi, et ega selles mõttes oli õnne, et need sademed tulid. Noh, lõunasti ehk saab ka kõik omal ka need mahedad saavad kõik maha külvata. Ega lõunasti oli ikka väga palju tulnud. Et noh, mõtlen, hetkel peaks saama, kui 2 nädalat teebki kuiva, siis ma olen kõik kultuurid hetkel on nagu selles mõttes nagu rahul, et noh, suvivili tuleb ülesse. Et noh, paar nädalat kuiva kannatab ära, et saavad inimesed ja mehed saavad silo teha. Ega täpselt õigel ajal on nagu kuivustega. Esimene niide on vaja nüüd 2 nädalaga ühele poole saada, siis on nagu, siis tuleb vihma. Ja jaanipäeval on meil alati vihma tulnud, nii et selles mõttes ei ole nagu. Ja praegu ma arvan kannatab ka taliviljad ja rapsid kannatavad jaanipäevani vabalt välja, kui ennem ei tulegi. Ma arvan jah, et 2 nädalat on praegu see muret, et saabki rahulikult pritsida. Noh, mõtled muidugi tuuline, vaata tuul segab seda, mis on. Hommik-õhtu tundidel. Jah. Aga noh, see on, kui mõnda asja nagu ongi, et peab võtta kastega siin, kelle ma nägin, oli siin Medax Max kastega on ennast kahjustanud. Et noh, muu asi seal olla ei saanud, kui on olnud Medax Max on kastega, et võib-olla noh, see on kahjustus, et neid peab nagu vaatama, et noh, et igat asja nagu ei ole. Päris, ütleme jah, tuumasegusi pole mõtet vaja teha. Jah, et mida üldjuhul lihtsam variant, kui aega on pritsa, siis noh, mitte ajada väga keeoseks, et pärast seda kahjustust ei ole. Praegu ilmad näitab head, 20 kraadi, 21 kraadi, 22 kraadi päeval sooja, ideaalne rapsi õitsemiseks, raps õitseb pikalt. Ja koristame augusti lõpus. No. Aga koristame 6 tonni saaki. Koristame 6 tonni saaki, see on muidugi positiivne. Ja ma arvan, selle positiivse noodiga täna ka lõpetame. Ja ma arvan, et järgmine nädal jälle kohtume ja siis meil on juba jälle uued jutud. Uued teemad ja vaatame, mis jälle põllupõlli vahepeal juhtunud on. Nägemist ja kohtume järgmine kord. Nägemist.